Eesti vanarahva laulude ja lauluviiside korjamise reisikirjeldus. Ambla kihelkond 1910, 20–29 juuli. Jüri Välbe üles kirjutatud. 23 juuli reede. Kui hommik üles tõusime, sadas õues, mis meid veel tükk aega paigal kinni pidas. Vihma ülejäämist oodates läksime klassituppa ja lõbustasime Fiskarmoonia saadetusel ennast lauluga. Viimati vihm jäi vähemale ja meil ei täidnud enam kallist aega viita. Asusime jalgrataste selga ja jõudsime mööda tahedamaid teeääri Albu valda, Madise kihelkonda, kus mu seltsimehel ühe Heide käest olid jäänud laulud üles kirjutamata. Mu seltsimees oli tänavu aasta teist korda reisi peal, kui mina temaga kaasas käisin. Esimese ringi ajal tegi Madise kihelkonnas ühe muusikatundja pennaga. Selle esimese ringi aegu jäigi see eit kätte saamata. Kui kõrvaliste roobasteed aiku aega juba sõitkusime, siis saime laulja Heide Anu Graurocki elukoha kätte ja õnneks leidsime ta ka kodu olema. See oli aus vanake. Tervis oli tal veel tubli. Nägugi kaunis priske, mõistus selge, silmavaade terve, jutustamine ladus ja korralik. Mälestus oli sellel vanaidel ka imeks panemise väärt. Mu seltsimees kirjutas nii kaua, kuni käsi enam ei liikunud korralikult. Siis hakkasin mina tema asemel sõnu kirjutama, sest uusi viisisid enam ei tulnud. Varsti hakkas seltsimees jälle ise ametisse. Nii meie kirjutasime tema järel ruttu kui võimalik. Tundi 3-4, kuid laulutaal ikka otsa ei lõppenud. Meie tüdinesime ära kirjutamisest ja tema etteütlemisest. Siis tegime kauba niiviisi, et ta tütar kirjutab edaspidi üles kirjutamata laulud ära ja saadab postiga mu seltsimehe kätte. Kuluraha maksime ette. Pääle selle pöörasime jälle Ambla piiridesse tagasi. Suure tee ääres käisime ühes hurtsikus sees, kus ka mõne laulu saime ja siis pöörasime teisele poole üle teed, et mööda metsateed Prümli poole pageda. Aeg läks mööda üsna ruttu. Kell oli juba 5 ümber, kui meil meelde tuli, et täna lõuna veel jäämata on. Trehvasime parajasti ühe mõisa kandimeeste juures olema. Vaatasime siis puhtama maja välja ja astusime sisse kehakinnitust otsima. Saime võid leiba ja rõõska piima. Nagu juba arvata võib, maja sisse sead vaene, toiduained kõhnad ja nende etteandmine puudulik. Aga reisi peal peab ju kõigega rahul olema. Edasi meie tee läks kaunis suurest metsast läbi, kus hulk teesid üks ühest üles käisivad ja lahku läksivad. Õnnelikul kombel ei eksinud meie mitte oma tee pealt ju viimaks.